Teate, miks Juki F600 on minu arvates kõige parem õmblusmasin üldse? Teate, ma räägin teile nendest asjadest, mis mulle kõige rohkem meeldivad, et lihtsalt neid asju on nii palju, et me ei jõua neid ühes videos näidata, aga me üritame teha erinevad videod nende asjade kohta, mis mulle eriti meeldivad. Esimene asi, mis mulle eriti meeldib, et kui sa näiteks õmbled selle masinaga, siis sa saad alati õmmelda nii, et näe, kas hästi aeglaselt või siis blendi või siis hästi kiiresti kiirust muuta. Siis sa saad panna, et kas nõel lõpeb alati, kui õmbluse lõpetad, kas nõel on alati üleval või vastupidi, kui sa õmbluse lõpetad, nõel on alati sees. Et siis on nagu jube hea pöörata. See meeldib. Siis meeldib veel, et hästi lihtne on pistepikkust muuta. Näete, lihtsalt keerad nuppu. Vot see mulle hullult meeldib. Et ütleme, et kui õmblusmasina piste on tavaliselt 3 mm, aga kui te tahate teppida näiteks tikkepistega, siis ma võiks soovitada juba 4 mm pistepikkust, et jääb siuke uhkem ja huvitavam. Siis mulle hullult meeldib, et ühe nupuvajutusega te saate kinnituspisted lisada, et ta teeb kinnituspisted automaatselt. Siis mulle meeldib veel, et tal on see nagu tööstusmasina tald. Kohe näitan. Näete, et kui te õmblete, näed, niiviisi õmblen on ju, aga kui tahate lõigates, vajutate kannaga. Kannaga vajutate ja näete, ta lõikab niidid ära ja niidisabad viib ka töö pahemale poolele, näete. Täpselt nagu tööstusmasinatel. Siis mulle meeldib veel see, et aga kui te ei tahagi pedaaliga õmmelda, näete, ma võtan pedaali üldse masina küljest ära, siis vaadake, te saate õmmelda ilma pedaalita ka, siin on nupp. Näe, jällegi, stopp, seisma, pani hirmsast kiiresti, aga võite aeglaselt jälle, et saate ka pistekaupa või nii kiiresti, kui te tahate, on ju, kiirust reguleerida. Ja kui nüüd tahaksite lõigata, siis siin on need käärid, lõikab ära. Et ma tahan öelda, et ka pedaali pole sellega õmblemiseks vaja, kui on inimesi, kellele ei meeldi. Ehk siin on nii palju asju. Nööbpauk muidugi. Ta teeb nii ilusaid nööbpauke. Ja varresejala piste ebasümmeetriline. See on see, mida teistel masinatel ei ole. Siis me saame Sashiko pistet imiteerida sellega. Südamekesi õmmelda, nimesi. See on unelmate masin lihtsalt. Ja kõik see masintikkimine.ee eest. Ups, ma unustasin veel ühe asja mainida, mis mulle hullult meeldib. See on see, et nõela saab ka liigutada paremale või vasakule. Vaadake, kui lihtne. Näe, lihtsalt seda nuppu keeran ja vaadake. Paremale, vasakule. Täpselt nii palju, kui ma tahan, et see on teppimisel hästi oluline. Voh, nüüd sai ju kõik tähtsad asjad öeldud. Ups, teate, ma unustasin veel ühe asja. Põlvekang on sellel masinal ka veel. Et põlvekang, et tal on siin siuke auk, kuhu ta läheb. Ja nüüd põlvega lükkan, see on täpselt nii nagu tööstusmasinatel. Ja vaadake, kui palju tal tõstab, et see on nagu hullult tore, et kõigil masinatel niimoodi ei ole. Näete, mul näpp läheb vabalt alla, et see tähendab, ma saan nii pakse asju siia alla panna, kui ma tahan ja õmmelda.